õppisin kuulama uudist, mitte selle järgi, mida ta ütleb, vaid selle järgi, mida ta minust teeb. Kas ta rahustab või ärritab, kas ta selgitab või süütab, sest sealt algab tõde. Uudis peaks rääkima sündmusest, aga sageli räägib ta inimesest, mitte sellest, mida inimene tegi, vaid sellest, kuidas ta välja näeb, kuidas ta sobib pilti, kuidas ta müüb. Ja sel hetkel ei ole see enam informatsioon, see on alandus. Kui ajakirjandus hakkab mõõtma keha, mitte tegu, siis on midagi katki. Kui ta pilkab, mitte ei selgita, siis on midagi nihkes. Kui ta müüb häbi, siis ta kasvatab viha. Ma nägin, kuidas inimesed kannatus muutus klikiks, kuidas valu muutus meelelahutuseks, kuidas tõsine sündmus pakendati nii, et närvisüsteem ei saaks rahu. See ei ole juhus, see on äri, mis töötab emotsioonil. Ärev inimene klikib, vihane inimene jagab, hirmunud inimene otsib kinnitust ja nii tekib ring, kus uudis ei toida mõistust, vaid ärritab keha. Psühholoogiliselt on see kurnav, sest inimese närvisüsteem ei ole loodud pidevaks häireks. Kui oht on kogu aeg, siis kaob eristus ja kui eristus kaob, siis kaob ka mõistus. Holistiliselt on see lõhestav, sest inimene ei ela enam tervikus, ta elab reaktsioonis. Ma nägin, kuidas inimesed hakkasid üksteist vihkama uudiste keeles. Nad ei räägi enam oma sõnadega, nad kordavad pealkirju. Kui ajakirjandus kaotab eetika, siis ta ei ole enam neljas võim. Ta on ärevuse võim, ajakirjandus ei peaks alandama, ta ei peaks naerma inimese üle, kes on juba langenud, sest see ei tee ühiskonda tugevaks. See teeb ta küüniliseks, küüniline rahvas on kergesti juhitav, sest ta ei hooli enam ja rahvas, kes ei hooli, on juba väsinud. Kui uudis rikub inimese väärikust, siis ta rikub ka lugeja väärikust, sest ta õpetab, see on normaalne. Aga see ei ole normaalne, see on moraalne allakäik, mis on maskeeritud avalikuks huviks. Avalik huvi ei ole pilkamine, avalik huvi ei ole alandus, avalik huvi on selgus. Kui ajakirjandus toodab pidevalt ärevust, siis ühiskond kaotab eneseregulatsiooni. Inimesed ei rahune, nad ärrituvad ja ärritunud inimene otsib süüdlast. Siit sünnib vastandumine, siit sünnib vihkamine, siit sünnib kontrolli kaotus. Mitte rahva nõrkusest, vaid pidevast survetest. Riik ei kuku ainult välise vaenlase tõttu. Riik väsib sest poolt, kui inimesed elavad pidevas pinges. Ma ei ütle ära loe uudiseid. Ma ütlen, õpi eristama, küsi, kas see uudis annab mulle selgust või ainult emotsiooni. Sest emotsioon ei ole vaenlane, aga emotsioon, mis juhib mõistust, on ohtlik. Tõeline ajakirjandus ei tõsta pulssi, ta tõstab arusaamiste teelini kodaniki elab ja viias. Ta elab mõstatuse sõnu mõistuse eest. On hoianud närvisüsteemi, aga kõttu siis ma jään nurvevi. Kui ma aina sen enda sen, mis kookab tema siis meil äänidimiseks. Sest iliskoimist joontab invensiooni, mutta miljoona haavoittukin sana eikä vailora. Sana pek hoolimatki sana. Mä tahan etkipuus uudise ananda. Särkin jävisi mä ei viitimässä närvini, mä koska näin vaja panjunis. Se ei ole sen suolosi, mä kytstus. Sest kaava istuin minä ennen, loppupuuseid tõstuin elävän. Istuin kain taakka vittusune. Muusekselle krookkamme, sigalle pääristini tolmut liikub vos lopurutikse. Syvin pistin on ikke, ja se publik tähendab kuulda. Isegi kun aiot katseid, mä pikkumme selle käed, kui ei ole kui ma jään oma narvisista, nii kada kätte, siis ma jään tõlleks. Kui ma ennase endasest uut ei höö, siis ma jään inimese. Sest ühiskond, mis kaotab emotsiooni, niin kun koitti on juba hea poolt teadmina, siis laitema aimenga seda teeb hoolimaan, kus sõna. Ma olen rikki, kus uudis ei tea mandana. Kus firjamasi mängi inimese närvide ja tistuneevid oleb taljuved. Ei teed suur, see omi kus suur. Siis labolis läbi ega vastada seda sõna. Ja praeguks tutke häidlatke audiku sõna. Odotesta näga lõppumist, see ei ole mäjaldus tüüdi kaungi. Rasvaks valvene, mis sõna. Seda nii tihta riikid, seda nii tähva lurida. Seda nii tihta riikid, seda nii tähva lurida. Seda nii tihta riikid, seda nii tähva lurida. Sulla võin pettuda raiki, mis ei
Siitä veel kuppa käin multa Käsimuse varjut käs negas Mä sepä filo vittu ju homekut